Läänemere kohal paiknev madalrõhuala hääbub, kuid selle keskme lähedal saartel ja läänerannikul sajab lund ja lörtsi. Öösel on suurem lumesaju võimalus, samuti madalrõhuala idaserva jäävas Kirde-Eestis. Päeval langeb saju raskuspunkt Lääne-Eestile. Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, kohati sajab lund ja saartel ka lörtsi, puhub kagutuul 2–8 meetrit sekundis, õhutemperatuur on -2 kuni -9, pikemate selginemiste korral langeb Ida-Eestis kohati kuni 14 külmakraadini. Saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur -2 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab lund, saartel ja läänerannikul ka lörtsi, puhub lõuna- ja kagutuul 4–10 meetrit sekundis, õhutemperatuur on -2 kuni -7, saartel ja läänerannikul 0 kuni +2 kraadi. Pühapäevaks jõuab Lõuna-Skandinaavia kohalt Läänemerele uus tsüklon ja selle kirdeserv ulatub üle Eesti. Tihedam lumesadu ohustab Ida-Eestit, eriti aga Kirde-Eestit. Esmaspäevaks jõuab see tsüklon Leedu kohale ja meil on selle Kirde- ja Põhjaservas pilvine nõrga lumesajuga ilm. Kuna puhub tugev ida- ja kagutuul, siis on ka tuisku. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab lund, saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Võib tuisata. Kagu- ja idatuul tugevneb 5–11, rannikul puhanguti 14, saartel kuni 17 meetrini sekundis. Külma on öösel 2–8, pikemate selginemiste korral kohati kuni 12 kraadi. Päevane õhutemperatuur tõuseb 0–6 kraadini. Esmaspäeval on enamasti pilves ilm, paljudes kohtades sajab lund, tuiskab, puhub kagu- ja idatuul 5–10, rannikul puhanguti 12–14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni -7, öösel kohati -10 kraadi. Lõpetuseks õhurõhk, mis kell 11 Tallinnas oli 998,6 hektopaskalit ehk 749 mm elavhõbedasammast. See tõuseb aeglaselt, suhteline õhuniiskus oli 95%.